Tere tulemast kuulama tingmärkide loengut aines hüdro- ja pneumoseadmed. Kõigepealt räägime sellest, mis on tingmärk. Tingmärk ehk leppemärk on kaardil või skeemil kasutatav kokkuleppelise tähendusega kujund. Hüdro- ning pneumoskeemides on nendesse kuuluvad komponendid tähistatud just nimelt tingmärkidega. Tingmärgid aga on tähistatud ISO standardi alusel. Seega, tehnika maailmas on skeem ja joonis ühtseks keeleks. Olenemata meie emakeelest, tundes leppemärke, tundes joonist, on meil võimalik kõigi maailma inseneridega rääkida ühtset keelt. Iga uue teadmise omandamisel peab meil olema mingisugune algpunkt, mille peale me hakkame oma teadmisi ehitama. Ehk siis selleks, et meil oleks nüüd algpunkt olemas ja me teaks, mille jaoks me neid tingmärke õpime, kordame üle pneumosüsteemi ehituse. Näha oleval skeemil on kujutatud tüüpilist tööstuses kasutatavat pneumosüsteemi ülesehitust. Ehk siis kõik pneumosüsteemi elemendid, mis tavaliselt kasutuses on selle skeemi peal olemas. Pneumosüsteemi puhul peab silmas pidama seda, et pneumosüsteemi jagatakse kahte ossa. Üks osa on siin üleval, see on tootmise pool. Teine osa on siin allpool, see on tarbija pool. Tootmise pool koosneb tavaliselt kompressorist, jahutist, surureservaarist, trassifiltrist ja kuivatist. Tarbija pool jällegi, olenevalt masinast, võib suuresti erineda. Suurem osa komponente küll, millest masinad koosnevad või tarbijad koosnevad, on samasugused. Tööstuses tavaliselt iga masina ees on oma õhuettevalmistusplokk ja masina jääkrõhu väljalaskeventiil. Masina sees, millest masin koosneb, on tavaliselt suunaventiilid, vooluventiilid, pneumosilindrid, pneumomootorid, aegreleed ja muud säärased komponendid. Mida veel peaks teadma, on see, et pneumosüsteemides tavaliselt üks tootmise pool suudab ära toita päris mitu tarbijat. Kuna skeemidel kajastatakse iga masinat eraldi, siis üldjuhul me skeemide peale kannamegi just need osad, mis jäävad masinasse. Aeg-ajalt mõnel skeemil võib-olla kujutatakse ka tootmise poolt, aga tootmise pool üldjuhul on igal pool täpselt sarnane ja sarnases järjekorras on need elemendid ka sellesse tootmise poolde paigutatud. Kui aga vaadata hüdrosüsteemi, siis hüdrosüsteemi eripäraks on see, et nii tootmise pool kui ka tarbimise pool moodustavad tavaliselt ühe süsteemi, sest pumbad ja tootmine paigutatakse võimalikult lähedale tarbijatele, et vältida suuri energiakadusid. Sellepärast ka skeemidel kujutatakse nii tootmise pool kui tarbija pool üheskoos ühel skeemil. Komponendid paigutatakse skeemidel tavaliselt alt üles, jõutoime suunas ning vasakult paremale. Ehk siis alla jäävad tootmine ja ettevalmistus, ehk siis toiteelemendid, keskele jääb juhtimine, ehk siis juhtimiselemendid ja signaalielemendid, ning üles energia muundamine, ehk siis ajameelemendid, täiturid. Tingmärkide õppimiseks võtame aluseks sellise pneumosüsteemi skeemi. Siin on olemas kõik toiteelemendid, juhtelemendid, on olemas lõppkontrolli elemendid ja on olemas ajami element. Skeemidel kasutatavad tingmärgid jaotuvad energiaülekande tingmärkideks, energia ettevalmistus tingmärkideks, energiamuundurite tingmärkideks, juhtimismooduste tingmärkideks ning elektropneumaatika ja elektrohüdraulika tingmärkideks. Eelneval skeemil toodud tingmärke hakkamegi nende jaotuste järgi õppima. Kõigepealt vaatlemegi energiaülekande tingmärke, millest põhiosa koosneb joontest. Jooned on järgnevalt tähistatud. On pidev, must,
joon, mis tähendab toiteliini. Sealt tuleb meil tavaliselt põhirõhk peale. Siis on punktiirjoon, mis tähistab juhtliini, ehk siis liini, mis juhib mingisugust suunaventiili näiteks. Siis on kriipspunktjoon. Kriipspunktjoon tähistab selliseid elemente, mis asuvad ühes korpuses. Ehk siis tavaliselt on see ruudu kujuga ja kõik elemendid, mis selle ruudu sisse jäävad, asuvad ühes korpuses. Siis pneumaatika osa, ehk siis pneumoliine, tähistatakse seest tühjade kolmnurkadega ja hüdroliine seest täidetud ehk siis mustade kolmnurkadega. Kui me nüüd vaatame uuesti seda eelnevalt näidatud skeemi, siis me näemegi, et siin on olemas täiesti punktiirjoon, ehk siis me juhime neid ventiile sellest liinist. Meil on olemas pidevjoon, ehk siis liin, mida mööda põhiline rõhk jookseb, näiteks ajamitesse. Ja meil on olemas kriipspunktjoon, mis tähistab ära meil siin puhul aegrelee, ehk siis meil on 3 elementi, mis on paigutatud ühte korpusesse. Eelnevalt mainitud liinid on reaalelus torud ja voolikud. Ja torusid ja voolikuid tuleb aeg-ajalt ühendada omavahel. Et seda ühendust kajastada skeemidel, me kasutame punkti. Ehk siis näitena, kui me tahame kasutada kolmikut, ühendada 3 toru, siis me kasutame selleks just nimelt punkti nende 3 toru ristumiskohas. Või siis, kui meil on torude ühenduskoht nelikuna, meil võib olla näiteks üks põhiline toru, millega me tahame 2 kõrvalt tulevat toru ühendada. Mõlemad torud ühendame selle põhitoruga just nimelt punkti kasutades. Või siis meil on 2 ristuvat toru, tahame need kõik omavahel ühendada, kasutame samamoodi punkti. Seega punkt on väga oluline. Kui see punkt ei ole, siis skeemil selle koha peal torude omavahelist ühendust ei ole. Seega tuleb väga tähelepanelik olla just nimelt selle sama punkti suhtes. Nüüd torudest veel nii palju, et kui me tahame eraldi skeemil välja tuua, et toru on kindlasti painduv, siis me kasutame selleks sellist kaart. Energiaülekande tingmärkide hulka kuuluvad veel näiteks sulgurventiil, õhuvastuvõtja ja rõhuakumulaator, kiirkinniti ehk inglise keeles quick release, summuti ja rõhuallikad, nii pneumaatiline kui ka hüdrauliline. Hüdraulikas kasutatakse veel ka tingmärkidena paaki ehk siis hüdroõli, hüdrovedeliku mahuti ja hüdroakumulaatorit.